on sul kodus mõni vahva meigipintsel, mida sa vahetevahel kasutad, kuid kas tead, et iga pintslit tuleb pesta peale igat kasutuskorda? Ja nüüd ma näitangi sulle, kuidas täpselt pintslit pesta, nii et sa saaksid need ilusti puhtaks. Mina kasutan täna pesumatti. Mul on siin erinevaid matte, vahet ei ole milline, kõik sobivad väga hästi. Ja lisaks matile on sul vaja ka seepi. Meie kasutame täna sellist meigipeo-seepi, aga võid kasutada ka tavalist koduseepi. Ja lõikan seebi lahti. Ning hakkame siis pesema. Kõigepealt teed muidugi pintsli märjaks. Siis keerutad seda seebi sees. Nii, et see läheks mõnusalt seebiseks. Ning seejärel võtad pesumati. Võtan selle roosa täna. Siin pesumati peal on siis sellised väiksed mummukesed, mille vahel on siis hea seda pintslit puhastada, et kõik, mis mustus ja meiksi ja pintslikarvade vahel on jäänud, tuleb siis siin mummude vahel ilusti lahti. Ja saadki niimoodi keerutada siin tükk aega. Ja kui vaatad, et enam ei tule sellist, ma ei tea, mina panin siin praegu parasjagu põsepuna, et põsepuna värvi enam välja ei tule, tundub, et tuleb juba puhas vaht, siis on aeg pintsel loputada. Ja loputada siis sellise leige, mõnusa veega ja nii kaua, kui sa näed, et enam siit vahtu välja ei tule, et hästi korralikult tuleb loputada, muidu juhtub see, et järgmine kord, kui sa selle pintsli võtad, on ju, ja siia jääb see seep sisse, siis tegelikult ju kannad seda seepi endale näkku. Nii, tundub. Teeme väikse kontrolli, vajutame. Kas tuleb mingeid mulle? Nii, tundub, et ei tule, nii et sai ilusti puhtaks. Nüüd kuivatame pintsli ilusti ära. Nii, ja selleks on meil vaja rätikut. Ma võtan siit kohe ühe rätiku. Ja kui on sellised suured fluffid pintslid, siis suurem vesi tuleks ära kuivatada niimoodi käterätiku sisse. Ja seejärel pane käterätik lauale ning pane pintsel niiviisi üle laua ääre kuivama. Ja nüüd ongi sinu meigipintsel ilusti puhas ja kui see on ära kuivanud, siis saad seda jälle kasutada. Nii et kindlasti pesema pintsleid peale igat kasutamist. Tšau!